Tere, mina olen Hele Tallinnast. Tere, mina olen Margus Aasiast. Väga tore. Meie tänase väikese jutusaate eesmärk on tutvustada ühte meie ees olevat elamusreisi Indiasse. Ja mul on väga hea meel, et Margus on just see inimene, kes on selle reisi juhiks ja kes on selle reisi idee autorid. Margus, kus sa oled praegu? Ma olen hetkel Indoneesias Bali saarel Kuta rannas. Tulin salvestuse ajaks siia päikese kätte. Päris palav. Etteruttavalt, võib-olla meil on tulevikus äkki võimalust pakkuda inimestele reisi ka Bali saarele? Jah, see on ka üks põhjuseid, miks ma siin olen, lisaks muudele tööasjadele, mida ma teen. Aga tõepoolest olin käinud juba nüüd Sumba saarel ja Timori saarel, et korraldada tulevikus sinna reise, GoTraveliga, elamusreise. Põnev. Aga hüpates nüüd Indiasse, siis meie reis on planeeritud sügisesse ja nagu ikka viisakad inimesed alustavad vestlust ilmast. Räägi, kuidas seal ilm on oktoobrikuus? Reeglina peaksid vihmahood juba läbi olema, mussoon lõppenud. Võib tulla vahel ette mõni pooletunnine vihmasadu, aga see ei ole üldse kunagi reisi seganud. Aga temperatuur on nii 30+ ja ikkagi suhteliselt niiske veel, et seda õhuniiskust on tunda. Aga väga mõnus tegelikult reisimiseks, et hakkab see talv juba vaikselt peale tulema ja see suvine hull kuumus on kadunud, mis veel septembris on tunda. Kas isegi see on üks mõnusamaid aegu Indiasse reisimiseks, sest tegelikult ükskord enne me rääkisime, et idee järgi võiks ka suvel Indiasse reisida, ainult et Eestimaa suved on nii mõnusad ja ilusad, et keegi ei raatsi Eestist lahkuda. Kas see vastab tõele? Ei, suvel sinna ei tasu üldse minna, suvel tasub tulla siia Indoneesiasse. See minu tulevane Indoneesia reis saabki tõenäoliselt olema septembris, et veel nagu võtta viimast sellest suvisest natukene jahedamast perioodist ja siis ei ole veel alanud vihmasajud, et muidu võiks ju suvel teha siia reisi, see oleks ideaalne aeg. Aga eestlane ei taha ju suvel ilmselt ära tulla kodust, nii et pigem siis tehime kuskile sinna septembrikuusse selle Indoneesia tripi. No just, aga kui paljud inimesed on harjunud näiteks novembris ja detsembris Tallinnasse reisima, siis räägi, Indiasse sobib, eks ole, just nimelt mingi teine ajavahemik üheks mõnusaks reisid. Ja, sinna ongi paras juba minna oktoobris näiteks. No ise ma olen seal olnud oktoobris, novembris, detsembris, jaanuaris, veebruaris ja märtsis. No, olen seal pikemalt olnud niimoodi, et jah, tõepoolest seal põhja pool on külm talvel. Ikka läheb vahel isegi päris nulli ligi. Ja loomulikult mägedes on täitsa talv. Aga jah, Goasse saab minna detsembris ka. Aga et see praegu ei puuduta seda reisi, et ikkagi see minu tulevane tuur saab olema Rajasthani maakonnas peamiselt. Ja et see on just selleks sobiv aeg ja ilm. Oktoobri keskpaik. Aga äkki liigumegi siis jutuga edasi Rajasthani maakonda, et sa oled kokku pannud ühe tõeliselt põneva programmi. Kõigil on võimalik selle programmiga tutvuda siis GoTraveli e-poes ja veebis, aga äkki sa natukene ise räägid ka paari sõnaga, millised on need reisi kõrghetked, mis on su enda lemmikkohad sellel reisil, mis võib-olla on inimestele rohkem teada siin ja seal, aga mis on ka sellist, mida keegi veel pole kuskil kuulnud ja kuhu nad pääsevad just ainult tänu sulle ja tänu sellele reisile? No, kahtlemata on enamik Indiasse sõitjate jaoks ikkagi number 1 Taj Mahal. Ja
see on kõige külastatavam vaatamisväärsus Indias. See ei ole nüüd küll Rajasthani maakonnas, aga lihtsalt põikame sealt Taj Mahalist ka läbi, et mis kindlasti on mõned inimeste jaoks see reisi kõrghetk. Minu jaoks enam mitte, kuna ma olen seal nii palju käinud erinevate gruppidega, mitte küll turismigruppidega, aga olen sõpru ja enda firma töötajaid sinna viinud. Aga siis, mis mulle tegelikult endale on rohkem muljet avaldanud, on isegi need Rajasthani suured kindlused Jaipuris ja Jodhpuris, ehk siis Amber Fort ja Merangar Fort. See on ikka tõeliselt võimas tunne seal vaadata ülevalt alla ja see linn on nii pisike ja kauge ja need kindlusemüürid nii suured ja võimsad, et võib ette kujutada, kuidas kunagi maharajad seal elasid luksuses nendes hõbedastes kuldsetes tubades. Seal ongi päriselt toad on hõbedaga üle plaaditud. Aga mulle isiklikult on väga südamelähedaseks saanud Pushkar, mis on ka üks meie peatuskohti, mis on imearmas, väga püha linn pisikese järve kaldal, mis on ääristatud templitega ja kuidagi ma olen kogenud seda enda sõprade tuttavate pealt, et kui me Indias ringi liigume, et siis kui paar korda on mul olnud grupis mõni inimene, kes natuke võõrastab ja tal on tekkinud kultuurishokk ja koduigatsus, sest ikkagi ehmatab ära mõnda inimest, aga ma vist tean mitmekümnest ainult 2 siiani, kellel on see olnud. Ja kui me sinna Pushkari jõudsime, siis oli niimoodi, et siit ma ei taha enam ära minna, et siia ma jääksin. Et tõesti, see on kuidagi nii mõnusalt rahulik ja ilus ja samas ka ehe India, kuigi segatud sellise hipiliku vaibiga. Sinna on ilmselt juba kuskil 60-70-ndatel tulnud neid hipisid, kellel hakkas seal meeldima ja siis on sellised hipilikud kohvikud, et natuke nagu läänt ka sisse toodud, aga samas ikkagi väga, väga ehe India. Et see on minu isiklik lemmik kogu selle India osa peale. Et muidugi mul on neid veel erinevates India osades põhjas-lõunas, aga just seal Rajasthanis ja see on minu vaieldamatu lemmik. Ja et sellepärast ma planeerisin ka sinna koguni 3 päeva. Et esimesel päeval läheme kaamlitega kõrbesse ja siis teisel päeval annaks siis sellise mõnusalt sillimise päeva, et siis kes tahab, võib muga kaasas käia, sest mul on seal tegemist kogu aeg ja sõpru tuttavaid palju, nii et kes tahab oma marsruudi valida, käia kuskil templis või mäe otsa ronida, et siis on see võimalus ka. Aga et alati olen kõigi jaoks olemas. Ja mis teeb võib-olla eriliseks, mida ei koge kuskil seal siis teiste reiside puhul või omal käel korraldatud reiside puhul, et kõik need sidemed, mis mul on Indias tekkinud aastate jooksul, eks ma olen nüüd käinud seal umbes 40 korda ja et ikkagi need otsesed kontaktid inimestega, nende juures kodus einestamine ja peredega kohtumine, et seda ei saa endale kuidagi organiseerida või kiiresti leida selliseid häid sõpru, kes võtavad sind vastu nagu oma pereliiget ja samamoodi ka alati kõiki minu külalisi. Et see on fantastiline elamus tegelikult. Mulle tundub, et sinu reisi kõrghetked ei olegi mitte kindlused või Taj Mahal, vaid pigem on selline üldine reisi atmosfäär, India inimesed, India värvid, elamused, toit ja nii edasi ja nii edasi, et see on see, mis teeb sellest reisist tervik. Pluss siis veel siiski loomulikult ka need vaatamisväärsused, aga et täpselt sama tähtis on see, mida sa koged igasuguste muude meeltega sellel reisil. Ka tore. Aga räägi natukene, ma tean, et ka sinu majutuskohtade valik ei ole kuigi juhuslik sellel reisil. Et äkki räägid natukene alustuseks, mida üldse silmas pidada Indias reisimisel hotellide puhul ja võib-olla räägid mõne sõnaga, ma tean, et sul oli üks vahva hotell selles programmis,
sest et ka majutus ei ole just vähetähtis reisi õnnestumiseks. Jah, tõepoolest, hotellid on mul valitud kogemuste põhjal, kus ma olen ise korduvalt olnud, mõnes isegi pikemalt elanud ja sellepärast ma tunnen neid mõnes kohas omanikku või tervet pererahvast, teises kohas lihtsalt kogu seda meeskonda, kes seal töötab, kes teavad mind nimepidi, kui ma sinna lähen ja kõik tervitavad lahkelt ja et selles mõttes on seal lihtsam igasuguseid teenuseid nõuda, küsida, sest ikkagi sellist vana pikaajalist klienti hoitakse väga ja et kui mõni virisev klient tuleb kuskilt esimest korda ja hakkab seal mingeid nõudmisi esitama, mida nad tegelikult pakkuda ei saa, et siis nad on ka solvunud ja pahased või ütlevad, et aga mine siis teise hotelli, aga et kui mul on mingi küsimus, siis alati see saab lahendatud. Aga jah, tõepoolest seal samas Pushkaris on üks tore, võiks öelda, külaliste maja, mida peab üks perekond ja ma olen selle maja arengut näinud siis kuskil 19 aastat, võiks öelda. Et kuidas pisikesest külaliste majast kasvas järjest kõrgemaks, kuidas nad ehitasid seda korruseid juurde ja nüüd on seda katuseterrassi seal veel paremaks teinud. Et jah, nendega on väga hea side. Perekond ise elab seal samas majas, allkorrusel. Alati on võimalik neid üles ajada, kui on midagi vaja öösel. Seal majas sebivad ringi kilpponnad neil pereloomad. Et kui näiteks õhtul katusel või kas või hommikust süüa katuse restoranis, et siis võid avastada, et kilpkonn istub sul laua kõrval ja suu lahti, tahab ka midagi saada. Et selline tore lahke pererahvas, kes hea meelega tuleb ja uurib ka, et kuidas teil läheb ja kas te olete rahul kõigega ja kokapoisid on seal toredad, kes teevad igasuguseid imelisi sööke. Muide, jah, Pushkar on nii püha, et seal on lihatoit keelatud, aga nad oskavad imehead taimetoitu teha. Sellest ei pea ära ehmatama. Inimesed, kes on suured lihasööjad ja siis kuulevad, et kuskil peab taimetoitu sööma, et siis see kindlasti ei ole midagi sellist, et sööb ainult rohelist salatit, et on tõesti väga, väga maitsvad. Kuule, aga ütle, milline on üks mõnus India hommikusöök? Sest tegelikult ma tahtsingi lõpetuseks toidu juurde jõuda, sest et kõige magusam asi jäetakse alati kõige lõppu. Ja palun räägigi natukene India toidust üldiselt ka, aga ütle alustuseks, milline näeb välja üks mõnus India hommikusöök? See on nüüd sõltuvalt piirkonnast, aga põhiline, mida ikkagi armastatakse pakkuda ja mida vist söövad kõik üle India, on ikkagi aloo paratha, ehk siis ma eesti keeles tõlgiks seda kui kartuli pannkook. Et see on nagu, kes teavad, mis on chapati või roti, selline õhuke jahust tehtud, küpsetatud leivake, et siis see on natukene paksem, sinna sisse on segatud tambitud kartulit või siis kartulipüreed ja see on siis õlis praetud ja see on väga mõnus jogurti kastmega koos. Et see on jah üks põhilisi asju, mida serveeritakse, aga muidugi ikka omlett on seal ka, India omlett, omamoodi maitsestatud, mida hommikuks saab. Aga jah, Lõuna-Indias on jälle dosa, on selline ka nagu imeõhuke pannkoogilaadne toode, mis keeratakse rulli ja näeb välja nagu pergamentpaber. Ja sinna juurde käib siis väike kausikene, kas siis suppi või praetud kartuleid. Ja kusjuures praekartuleid ka muidugi väga, väga tavaline hommikusöök Indias, aloo jeera, mis on siis natukene vürtsikas ja praetud koos erinevate vürtside ja tšilliga. Üks minu lemmikuid kindlasti. Kas kohvi saab? Saab, praegu peaks juba saama vist igal pool nii-öelda, nagu öeldakse, seda cafe americanot, siis cappuccinot ja selliseid. Et see küll jah, varasemalt oli
suureks probleemiks kohvi armastajatele, et kes Indiasse läksid, need ikkagi võtsid omale kohvipaki kaasa sinna, sest see nii-öelda India kohv, teangi, et need 2 taime, üks on Café Arabica ja teine on Café Indiaka, midagi sellist. Et see kohviuba, mida nemad kasutavad, et see on palju lahjem ja siis seda segatakse veel piimaga ja tehakse hästi magusaks. Et selle peab ära proovima, aga ma usun, et see ei meeldi enamikele eestlastele. Okay. Aga selle eest chai on väga populaarne jook ja seda sa pead seal lihtsalt jooma, sest nad ise armastavad seda väga ja sa ei saa ühtegi äriasja enne aetud, kui sa pole klaasikest chaid joonud koos siis äripartneriga. Et see on jah paratamatu ja üldiselt meeldib ikka inimestele. Aga jah, see söögi pool, see on mu lemmik teema kindlasti, et kõik, kes tulevad sinna, need saavad õpetussõnu, räägin, kuidas mingit toite tehakse, alati inimestel on küsimusi, et mis siin sees on. Ma vaatan, et mulle toodi mingi toit, aga ma ei tea, mis siin sees on. Sa räägiksid, siis ma võin täpselt rääkida, mis seal sees on. Markus, aga mul on sulle lõpetuseks üks selline küsimus. Ütle ausalt, kas sinu reisi on võimalik ise kodus arvutida kokku panna? Ei, kindlasti mitte. Sellepärast, et kõik need kontaktid, mis seal on aastatega tekkinud ja need kohad, kuhu siis saab kohalike inimestega minna, sinna lihtsalt ei satu omapäi ja ükski giid ka ei vea sind. Et just see pool on jah eriline. Mis on tänu nende kohalike kontaktidega, kes on aastatega tekkinud. Jah. No, programmi lugedes ja sind kuulates tegelikult ei teki kahtlust sellest sinu sõnadest. Aga aitäh sulle, Margus, selle lühikese jutuajamise eest. Ja loodame, et neid reise tuleb erinevatesse kohtadesse veel ja mitmeid. Aga sellest siis räägime juba edaspidi tulevikult. Aitäh sulle! Ja rõõm on minu pool, et ma saan seda reisi korraldada ja loodan rohket osavõttu, nii et jääme nägemiseni. Nägemiseni!